Tervist! Käes on 27. oktoober ja te vaatate Risto Ränk Farming kanalit. Lõpuks leidsin vihma vahele augu, et ma saan filmida. Aga sügis on super ilus, mega värvid ja tegelikult on hästi soe. Mis siis, et on vihmane? Ma saan aru, et see segab filmimist, aga üldplaanis on hästi mõnus ja soe sügis. Hästi palju värve ja mul ei ole nagu sügise vastu midagi. Kõigepealt ma näitan teile seda, kuidas ma käisin eile savikojas. Tegin lahti põletusahju nende samade asjade, mis me eelmine kord klasuurisime. Need käisid ahjus ära nüüd ja nüüd teeme ahju lahti ja vaatame, mis sealt tuli. Nii et käime kõigepealt muus ära. Nii, nüüd oleme tulnud savikotta, siis eelmine kord pakkisime ahju ära, panime põletuse tööle ja nüüd teeme lahti, vaatame, mis siis tuli. Siin peal on lihtsalt alused, mis ma panin ahju täiteks. Täiesti tavaliselt saab siit pealt kas või väikest kooki süüa, aga jõuludel ilus küünlalus, seebialus, osad ostavad teekottide jaoks neid, et panevad laua peale, et saab kuhu teekotti panna. Need on lihtsalt alused, need on täiteks. Minul on ikkagi põnevusega vaja oodata ära siit oma need taldrikud, teine korrus ja lootuses, et on ilus. Ma ei tea, kas on ka. Tundub ilus. See on nüüd see punane savi, mis ma segasin kokku, ma raudoksiidi panin juurde. See sama savi siis, aga ma ei tea, tunduvad täitsa toredad. Natuke muidugi varjume iga asjaga. Katsame üle, kas on kuskilt midagi läinud halvasti, midagi on hästi. Aga tundub, et need on ägedad. Vaatame. Need on siis sügavad taldrikud pajasöömiseks, et saaks nagu panna siia. Nii. Ja nüüd on siis kolmas korrus. Siin on veel üks. See on nüüd kõige parem minu arust. See on nüüd juba natuke sügavam. Nad on natuke erinevad kõik. Kui savikogus on sama. See on juba sükene, pool kaussiast taldrik tegelikult. Et siukseid muidu mul ei ole veel kodus, et need ma tegin endale puhtalt. Need on 2 tavalist kaussi jälle, väiksemad. Kõik asjad peale nende taldrikud on siis saadaval, kui kellelgi on huvi. Väike reklaam siia, Risto Ränk Keramika. Muidugi tõksi taldrikud asju saab ka alati tellida, et neid ma teen ka tellimuse peale vabalt. Nii, ja siin on nüüd see savi, mis ma siis segasin. Rääkisin, et tegin natuke pigmenteerisin savi siis, et savi enda mass läheks soojama tooniga, panin siia peale külma glasuuri põhimõtteliselt, et tulemus on äge, mulle meeldib, ta on soojem ja kuidagi krõbedam, see savi pind, et nüüd topsid, tegelikult need on mõeldud ikkagi teetopsideks, aga kuna meil see tee joomise kultuur ei ole nii arenenud, võib vist nii öelda, et siis ma ei tea, mina joon nendest kõik asju. Võite juua vett, võite juua veini, muid soojasid jooke, et ta kannatab tegelikult ju kõik asju, et jube ilusad topsid, mulle meeldivad siuksed just sangata topsid, et meie kultuuris neid on suhteliselt vähe, aga hästi mõnusad ja umane ja hea on käes hoida, eriti kui soe jook on sees. Nii, jälle üks alus. Ja võtame siis, on viimane korrus siin all. Nii. Ja kõige alumises on siis need 2 kaussi, mis me tegime nende taldrikute juurde. On ka väga ilus, need on nagu päris ilus. Nendel on nüüd siis väljas ka samamoodi, nagu kõikidel taldrikutel oli. See on nüüd soojama tooniga savi, siis nagu seegi, sise segatud. Ja nüüd ma panin siia seda sama punast raudoksiidiga segatud savi veel peale, sama triibu nagu sees on. Aga sees on nüüd läikiv glasuur ja väljas siis ei ole glasuuri niimoodi. Aga see triib on ikkagi näha. Siuksed hästi maalähedased toonid minu arust. Mulle nagu hästi meeldivad need looduslikud toonid. Ja need kausid ma treisin siis nüüd niimoodi, et siin oleks siukene tugeva määr. Laie määr on peal siukene nagu, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Ühesõnaga, nendel kaussidel on, ma tean lähemal, ma ei tea, kas on fookuses, on siukene laie määr lihtsalt ja puhtalt see jaoks, et kui on siin sees midagi vedelik, kui sa saad siit äärest kinni võtta ja on tugeva määr ja ta on niisugune
siit kohast kogukam, alt on õhuke ikka ja siin on niisugune äär, et mul on need äärega kausid meeldivad endale hästi niisugune ägedad, et need on ka tugevamad muidugi selle ääre koha pealt, kui peksad vastu teist kaussi seda kapis kogemata, siis ta ei lähe nii kergelt puruks. Et niisugused kausid ka siis nende taldrikute juurde, minu arust väga ilusad tulid välja. Võite kirjutada mul kommentaare siin alla, et mis teie arvate nendest, kas meeldivad või mitte. Nii, siis on muidugi neid topse, need topsid on kõik natuke erinevad. Iga veel oma jooned peal, triibud, et neid topse ma ei trei kunagi niimoodi, et nad oleks ühesugused. Kõik on erineva kaaluga, neid ma trein mätta otsast just sellepärast, et igal topsil olekski oma iseloom, et nad ei oleks sarnased. No nad on sarnased, nad ei oleks ühesugused, et saate täpselt valida selle topsi nagu teile meeldib ja teate, et kellegil teisel sellist ei ole. Et see on nagu nende topside eripära, et alati on nagu ainulaadsed. Siia tegid mingi sinini on ka sisse, see on kedagi. Nii et ainulaadsed topsid ka kõik saadavad muidugi. Ja siis oli 2 katsetustassi sellest samast tumedamast savist, mis ma segasin, millele ma nüüd ka, eelmine kord oli meil ju tavalist savist, oli tehtud see sinine glasuur õrnkiht siia peale, sees samasugune roheline, aga nüüd nendele ma tõmbasin ka selle, ma tegin selle pintsli tegelikult lihtsalt peentest okstest, millega ma tõmbasin siia peale seda punase rauaoksiidiga segatud savi ühele poole, siis ühel pool on niisugune dekoratsioon ka siis ja ma arvan, et annab isegi juurde sellele vormile, et väga ilus, tunduvad head. Mis teie arvate? Vot, kirjutage mulle siin alla kindlasti. Siukene savikoja klips ja vahele, et siis saime pakitud ahju lahti ja nägite ka, mis ahjust tuli siis. On ju? Ja nüüd vaatame siis edasi ikkagi looma asju. Teine asi, mis mul on ette filmitud natukene mingit jupi on see, et ma tegin üks päev ära nüüd veel lihaks 40 isast vutti. Ma ei näita seda pikalt, kuna see vutitapmisvideo on meil olemas juba. Pikalt ei näita, aga see käib selle taluelu juurde, nii et vaatame natuke seda ka, et kuidas see olukord, selle ma filmisin ainult GoProga, sellepärast, et oli samamoodi vihmu õks sadas ja ma ei saa võtta oma seda korralikaamerat välja. Nii et GoPro on veel kindel, et sellega saab nagu hakkama. Et natuke vutikillimist ka siia tuleb praegu. Tänane töö on natuke kurremat sorti, taas kord. Ma tean, et ma korra juba näitasin seda, kuidas vuti ma lihaks teen, aga mõtlesin, korduvad videosid tuleb kindlasti veel, sest on sügis. Seega need vutid teeme kõik täna lihaks. Pean enda kaitseks ütlema, et jube maitsad olid eelmine kord juba, kui me tegime seda. Tõesti olid head. Samamoodi vuti pea laua peale. Rahu. Ja 1, 2, 3, sorry. Ja ämbrisse ära. Ja järgmine. Ja kukkesid on meil veel ja veel. Need ei ole üldse ainsad. Sorry. Teeme 3 ja siis vahepeal kastame vette. Vesi on soe. Emasid vutt on veel pakkuda, kui keegi tahab. Et praegu seisuga ma arvestasin palju umbes kulud on ja söödakulud asjad ja millega ma praegu toime tulen, siis ma jätan endale üle talve 50 tumedat ja 50 heledat emaslindu. Pluss siis isased sinna juurde. Mõned, kes siis kevadel viljastaksid munad ära. Et saaks uue inkubaatori täie panna. Nii et emasid on veel saadaval, kui keegi tahab. Sest muidu peab hakkama emasid ka sööma, mis on üdini kurb. Päris julm, kui nii mõelda, et mehed lähevad enne lihaks. On no, meesterahvad kõik, kes vaatavad praegu, et ebaaus maailm. Aga nii on. Vuttide lihakehad on umbes sellised, kui nad on siin seisnud natuke jahedas vees. Ja need nüüd lähevad siis kas siis sügavkülmapannile või ahju või kuhu iganes. Et kuna mul on neid ju hunnikus käes, siis minul läheb sügavkülma ka päris palju ja muidugi jagan ka mõnele pereliikmele. Nii et väga maitsad tõesti. No nii, tänasesse päeva tagasi. Lähme täname kõigepealt partidele hommikusöögi ära. Muidu kisakõri ei jää vagusi. Siin nad on. Rõõmsalt oma muda sees.
Muskuspardid on väga agaraks muutunud. Need on need tüübid siis. Nemad on ikka saavad igal pool vahel hakkama juba. Kuigi nad on kõige nooremad tegelikult siit karjast. Nii tihti kui võimalik ma proovin anedele, partidele ja muidugi kanadele ja teiste lindudele, kes siin on, niita värsket rohtu. Nii palju kui seda veel on, et mul siin heinamaid ümber on, et isegi oktoobri lõpus veel saab vabalt vikatiga niita rohtu neile. Ta ei ole enam muidugi sellise kvaliteediga nagu suvel, aga ikkagi haned ja pardid saavad kõvasti vitamiine sealt veel enne talve ja see on väga äge. Mu vikat on küll üpris kulunud, sükene väga ära teritatud, et luisuga saab veel üle käia vaikselt, ja ta on ikkagi naiste vikat, et on väga madal mu jaoks, aga saan hakkama. Nii et tegelikult tuleks teha üks meeste vikat meile ka siia. Sest siin tegelikult loomilinde meil tuleb juurde, kes rohtu tahavad. Et siin nad on. Teine peatus nagu ikka peale parte on siis papagoi maja, vaatan üle söödada sealt, mul ämbri teist söötame kaasas ja puurist mööda minnes. Nagu karta oli, ma rääkisin, et kogu vaadake seal augu juures üks isane Vello. Kogu aeg ta valvab midagi seal. Ja seal sees on nüüd piiksumine. Nii et järelikult enne talvetüübid on õues teinud beebid endale. Nii et seal on tõenäoliselt papagoi pojad praegu seisuga. Ei, no miks mitte? November ju tuleb ja novembri sööb vabalt õues teha viirpapagoi Eesti kliimas endale beebid. Miks mitte? Tere hommikust, vutid! Toitu, näedes ikka see, ma ei tea, peame vist selle tüübiga ikkagi tegema midagi. See on see, kes jalgu pole kunagi alla võtnud, aga ta ei ole ikkagi täisväärtuslik elus, ei ole, ta on emane küll, aga kurb on temast, minul. Ühesõnaga vuttidel läheb siin ülihästi, toidame ja joodame nad ära ja saabegi hommiku tehtud. Ma tegelikult otsin juba iga päev siit vaikselt mune ka, sellepärast, et eksituste kombel läks ju mõni emane sinna isast juurde ka, 2 tükki tegelikult, sest põhimõtteliselt 52 tükki olid emased ja ühel oli täiesti muna sees juba nagu korralik muna, nii et nad peaksid nädala jooksul kõik siin munel hakkama, võiks arvata. Söök, teie toit. Ja need automaatsöötjad, teate, need töötavad ülihästi, ma olen jumala rahul. Teeme 0 kuluga tehtud söötjad ja nad töötavad tõesti. Ja ongi esimene muna. Näete seda? Natuke must, aga väga ilus muna. Suurusjärgi ütleks, et on valge võti muna, seepärast, et pruunidad on valgus väiksemad. Aga esimene muna, superluks, nüüd nad hakkavad munele ka. Ülijääge. Papagoi maja vutid munevad iga päev 11 muna täpselt. Ma ei tea, kas seal on 11 lindu. Peaks olema ju järelikult, aga neid umbes igaüks ikkagi muneb ühe muna põhimõtteliselt. Ja paar kukk on ka. Et nemad on väga tublid, ütlen ma ausalt. Kuna ilm on täiesti kräpp õues, siuke udune, vihma sajab, siis nüüd on hakkab kätte jõudma see tubastetööde aeg ja kaua aeg on tegemata mul juba Risto Rank Farming Instagrami konto, mille ma siis nüüd tegin, aga avastasin, et seal ei saa panna tühikuid, ehk siis Risto Rank Farming peab kirjutama kõik kokku ja avastasin ka seda, et ääd ei saa panna, seega tuleb Risto Rank, asemel on 2, sest meie bänd on ka ansambel R2NK, ehk siis Rank asemel on 2, siis Risto Rank Farming niimoodi kirjutatud tuleb Instagrami konto. Ja selle ma teen puhtalt sellepärast, et ma panen igapäevaselt muidu storysid lindudest, loomadest, postitusi tahaks panna ka, aga ma ei saa enda kontot, isiklik kontot nagu kuidagi loomastada, siis on juba tükk aega tekkinud mõte ja vajadus, et on vaja enda Instagrami kontot Risto Rank Farmingule, kuhu ma saan siis igapäevaselt postada linnu-loomapilte, mis talus täpselt toimub ja siis need, kellel on päriselt huvi selle talu pidamise vastu siin, saavad siis jälgida seda. Et minu enda sõbralistis kindlasti on päris palju inimesi neid, keda ei huvita need linnud loomad, nii et ma siis ei risusta enda kontot ja samas kõik need loomapostitused jõuavad siis õigesse kohta ka. Nii et kui kellegi on huvi, siis kindlasti pange follow mulle, seal ei ole praegu veel ühtegi postitust, kindlasti õhtul esimesed teen ja hakkan vaikselt seadistama seda kontot ka, nii et nüüd on Instagrami konto ka Risto Rank Farmingul olemas, nii et kellel huvi, jälgige. Vot selline saigi meie tänane video, et looma talus niimoodi, et praegu sükest midagi suurt ei toimu, muidugi sügisel ei saagi ja tõenäoliselt ei saa ka talvel, aga vaikselt sätime siin, lähevad lihaks, kes lähevad ja teeme plaane kevadeks, et kevadeks on ikkagi mul väga suured plaanid, aga unistama peab, on ju. Võt natuke savikoda
Instagrami konto tegime Risto Areng Farmingule, nii et kindlasti, kellel huvi, sinna ma hakkan panema nüüd kogu aeg pilte lindust, loomadest, et sinna ma väga palju ennast ei topi, storysid kogu aeg, sest avastasin tõesti, et minu enda konto peal läheb muidu see jama liiga paljuks. Ja egas muidugi egas midagi. Teie ikkagi olge tublid, likeige, share'ige, jagage kõikidele sõpradele, kirjutage mulle kommentaare ja olge tublid. Onju, näeme juba järgmine video. Tšau!